Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist on 30. aprill kolmapäev ja on taas nädala videokokkuvõtte aeg. Selleks, et loomulikult oma praegustele valijatele, tulevastele valijatele ja kõikidele oponentidele anda ülevaadet sellest, mis toimub päriselt Euroopa Parlamendis selles suures mullis ja mis toimub ka üldiselt poliitiliselt ka Eestis. Nii et mis on toimunud viimastel päevadel ja nädala aja jooksul. Esiteks, praegune nädal on ettevalmistuse nädal järgmiseks nädalaks, kui on täiskogu istungid Strasbourgis, Prantsusmaal, kuhu me sõidame igal kuul 4 päevaks, selleks, et seista loomulikult euroopalike väärtuste ja demokraatia eest ja see läheb maksma ainult mõned miljardid eurod iga aasta. Ja järgmisel nädalal täiskogu istungitel on praegusega teada, mis saavad olema põhiteemad. Põhiteemadeks debattidel ja hääletustel saavad suure tõenäosusega olema suured elektrikatkestused Hispaanias ja Portugalis, mis juhtusid siis üleeile ehk esmaspäeval, kus ligi terve päeva 2 riiki Pürenee poolsaarel olid lihtsalt ilma elektrita, kus ei töötanud enam bensiinijaamad, makseterminalid, haiglad läksid üle kriisirežiimile, kus tavapatsient enam ei ravitud ja et mis võis selle põhjus olla, kuidas seda tulevikus vältida, et see saab kindlasti olema järgmisel nädalal üheks põhiteemaks täiskogu istungitel. Lisaks sellele meie poliitgrupi ehk konservatiivide reformistide liikmed Rootsist on teinud ettepaneku, et järgmisel nädala üheks põhiteemaks võiks olla kurikuulsate plastkorkide direktiivi tühistamine või lõpetamine. Nimelt, me ju kõik teame ka Eestis, et kui me ostame limonaadipudeli või mingi mahlapudeli, kus on plastmassist kork, siis seda korki pealt ära võtta ei saa, vaid sa pead ära tõmbama jõuga. Ja see direktiiv Euroopa Liidu poolt loomulikult loodi selleks, et vähendada plastmassi kasutamist ja vähendada korkide sattumist kuskile ookeani avarustesse, kus nad tapavad kalu või loomakesi. Aga viimaste uuringute järgi, mis on ka Rootsis avalikustatud, näitavad, et tegelikult plastmassi kasutamine on hoopis 3-kordistunud just nimelt selleks, et toota selliseid korke sellistele pudelitele, kus korki oleks võimalikult raske pealt ära võtta, mis tähendab, et tegelikult efekt on vastupidine. Me ei päästa mitte planeeti, vaid oleme pannud ekstra kulu ettevõtjatele, tootjatele, mille maksavad lõpuks kinni tavatarbijad poodides ja kokkuvõttes plastmassi kulub hoopis 3 korda rohkem, et sellist jaburdust ellu viia. Nii et meie Rootsi kolleegid Rootsi demokraatide erakonnast on teinud ettepaneku, et järgmise nädala päevakorras ühe põhidebatina arutelus võiks olla just nimelt see küsimus, et kuidas see direktiiv prügikasti visata ja minna tagasi normaalsusesse, kus me ei pea jaurama mingite Coca-Cola pudeli korkidega, et kuidas seda juua, ma ei tea, kork vastu nina, või et kuidas seda ära tõmmata jõuga, et saaks normaalselt pudelit avada. Millised debatid saavad täpselt olema, see on selge hiljemalt homseks ehk neljapäevaks, kui meile saadetakse siis järgmise nädala päevakorra projekt koos kõikide debattide hääletustega konkreetselt, kus on siis kõik lõplikult kokku lepitud poliitgruppide vahel. Aga kui me räägime elektrikatkestusest, siis ilmselgelt on see olnud viimaste päevade põhiteema ka Euroopa Parlamendis, sest kui ikkagi 2 riiki tervenisti kaotavad elektriühenduse, siis on alati küsimus see, et kes on süüdi või kes selle põhjustas. Loomulikult alguses spekuleeriti, et tegemist oli sabotaažiga, mingi võõrriigi poolt või mingisuguse häkkimise teel loodud kaos. Tänaseks on Hispaania peaminister Pedro Sánchez selle välistanud, et sabotaaži ei olnud ja hoopis suurimaks tõenäosuseks peetakse rohepööret. Kuna on juba avalik informatsioon, et esmaspäeval vahetult enne seda, kui saabus suur elektrikatkestus, oli Hispaanias elektri tootmises umbes 53% päikeseenergiat ja 11% tuuleenergiat, mis tähendab, et 64% elektrienergiast tuli justkui taastuvenergiast. Ja nüüd arvatakse, et suur tõenäosus on, et selle suure kaose põhjustas just nimelt asjaolu, et väga palju nii-öelda roheenergiat on ebastabiilne, mitte stabiilse inertsiga, ehk ta on kontrollimatu ja see lõi rivist välja järjest siis nii-öelda elektriühenduskaablid, kõik need sidevõrgud, mis on juba aastakümned vanad, sest Hispaanias vähemalt pool kogu elektrivõrgustikust on üle 40 aasta vana, mis ei pea vastu sellist ebastabiilset energiat, mida tuleb siis hooga järsult peale, siis ta langeb, siis uuesti tõuseb, ehk et see energia on juhitamatu
ta ei ole klassikaline energia nagu põlevkivienergia või tuumaenergia või gaasienergia, vaid ta ongi nii-öelda justkui näiliselt väga roheline, aga samas ebastabiilne, mis lööb võrgud sassi ja kui kuskilt hakkab see doominoefekt pihta, et hakkab järjest ära kukkuma, siis läheb kõik rivist välja ja meil ongi täielik kollaps käes majanduses ja tavapärases elus. Nii et me saame tänada suure tõenäosusega rohepööret selles, et Hispaania ja Portugal jäid ilma elektrist, haiglad ei saanud ravida haigeid, bensiinijaamad ei saanud müüa bensiini, metrood seiskusid, transport seiskus, lennujaamad olid nii-öelda seisma pandud, nii et täielik kaos oli tabanud 2 Euroopa riiki Lõuna-Euroopas, mis on ühendatud Euroopa elektrivõrku, kus pidavad olema palju turvalisem. Seda me oleme kuulnud ka Eestis ühe argumendina, et Euroopa elektrivõrk on stabiilsem ja turvalisem, kuid tundub, et tänaseks me oleme jõudnud olukorda, kus Euroopa elektrivõrk, mis hakkab baseeruma nii-öelda suurel roheenergial, on hoopis võib-olla natukene ebaturvalisem või ebastabiilsem. Igastahes rohepöörde viljad hakkavad oma osa kandma, ja loomulikult saavad ka siis valijad teha oma hinnangud, et kas maailma päästmine ja kliimamuutustega võitlemine rohepöörde teostamisel on ikkagi kõikide valijate ja elanike huvides või tegemist on ühe suure poliitilise äriga, kus ideoloogid veavad kommunismi eest ja lambakari jookseb järgi ja selle lõpuks maksavad kinni kõik meie tavalised inimesed, meie lapsed ja meie ettevõtjad. Eks me saame ju tegelikult ise aru, kus see tõde tegelikult peitub. Lisaks sellele, eile ehk teisipäeval oli meil poliitgrupi koosolek loomulikult, kus vaadati läbi järgmise nädala kõik päevakorra projektid, põhiteemad. Samal ajal on meie poliitfraktsiooni konservatiivide reformistide esindajad, osa esindajatest ka Jeruusalemmas, kohtumas Iisraeli ministritega ja poliitiliste esindajatega. Ma ise kahjuks ei saanud sinna minna, kuna homme, kui on 1. mai, nii-öelda töörahva püha, aga tegelikult kevadpüha, aga samas riigipüha üle Euroopa, siis 1. mail on toimunud juba aastakümneid Paides eelkooliealiste rattaralli, kus siis lasteaiapõnnid sõidavad Paide keskväljakul ühe ringi ja võistlevad omavahel. Ja kuna ma olen seal mitu aastat juba käinud oma pojaga, siis ilmselgelt ma lähen sinna ka homme ja seega, kui ma pean valima, et kas ma lendan mõneks päevaks Jeruusalemma, et teha mingeid kohtumisi, mis otseselt tõenäoliselt Eestile suurt kasu niikuinii ei too ja poliitilist olukorda ei muuda, või ma lähen Paide väikelaste rattarallile, siis ilmselgelt ma lähen pigem Paidesse. Aga järgmiseks nädalaks on ettevalmistused meil tehtud plenaaristungiteks. Peagi saame selgeks ka selle, et millistes debattides ma saan kõneaega, et siis kuulutada kogu parlamendi saalile seda, mis on tõde. Ja samal ajal loomulikult valmistume ka juba maikuu rahvaüritusteks. Nimelt Keskerakond ja konservatiivide ja reformistide fraktsioon saavad olema tõenäoliselt esindatud ka eakate festivalil, mis toimub 22. mail Tartus Eesti Rahva Muuseumis, nii nagu ka eelmisel aastal see toimus, kus ligi 4000 eakamat inimest tuli festivalile, nii et tänase seisuga on plaan selge, et 22. mai on nii Keskerakond kui ka poliitfraktsioon, kuhu mina kuulun, ehk Euroopa konservatiivid ja reformistid seal esindatud. Lisaks sellele 2 päeva varem on Lääne-Virumaal Roelas toimumas rahvakohtumine, kus tulevad ka eakad, kuid loomulikult see on avatud ka kõigile teistele huvilistele. Täpne kellaaeg on veel selgitamisel, kas see on päeval kell 12 või kell 1, umbes sealkandis, kuid nii kui info on täpselt käes, siis seda ma loomulikult jagan juba järgmise nädala videokokkuvõttes ja ka sotsiaalmeedias, aga et 20. mai Lääne-Virumaal Roelas on tulemas rahvakohtumine, kus olen mina kindlasti kohal ja on ka erakonna esimees Mihhail Kõlvart ja siis 22. mail kõik eakad on teretulnud Tartusse Eesti Rahva Muuseumisse, et osaleda eakate festivalil ja tulla loomulikult kohtuma nii minuga kui ka meie teiste Keskerakonna inimestega, kes on seal esindatud. Seniks aga ma soovin kõigile ilusat volbriööd, saabuvat maikuud, loodetavasti ilmad lähevad ka juba soojemaks, et me saaksime kõik juba maikuus hakata kõvasti muru niitma, mis on Eesti rahvussport lisaks grillimisele. Ja juba vähem kui 6 kuu pärast on kohalikud valimised ja ma olen enam kui kindel, et kohalikel valimistel 19. oktoobril teeb Eesti rahvas üle Eesti igas omavalitsuses õige valiku ja hääletab praeguse valitsuse vastu. Me teame, et kohalikud valimised ei muuda küll Reformierakonna võimu Stenbocki majas, aga see saab olema tugev poliitiline, jõuline signaal
Reformierakonnale, et me ei ole nõus selle hullumeelse poliitikaga, kus Eesti majandus on tuksi keeratud, Eesti rahvaarv väheneb, demograafia suurimas kriisis, Eesti maaelu sureb välja ja me teeme mingit paganama rohepööret selleks, et võidelda kliimamuutustega, mille maksavad kinni Eesti autoomanikud läbi automaksu, Eesti tavalised elanikud läbi käibemaksu, tulumaksu ja maksutõusude. Me ei ole sellega nõus ja seega kohalikel valimistel vähem kui 6 kuu pärast on igalühel võimalik näidata just nimelt oma suhtumist praegusse valitsusse ja öelda Reformile ei. Me valime hoopis Keskerakonna, kes on tänaseks ainukene alternatiivne tugev jõud ka reitingutes, sest nagu me nägime täna hommikul avaldatud uuringuid, Keskerakond on tõusnud juba 2. kohale nädala reitingutes ligi 20%-ga Isamaa järel, seega meie suund juhtimaks reitingutes ja võitmaks valimisi nii kohalikel valimistel kui ka Riigikogu valimistel 2027 on väga selge. Me võidame need valimised ja me teeme taas Eesti normaalseks riigiks, kus on hea kasvatada lapsi, kus on hea elada maal, kus Eesti ettevõtjatel on normaalne ajada oma ettevõtlust ja luua töökohti. Me teeme Eesti taas normaalseks riigiks, aga selleks loomulikult on meil vaja igaühe teie abi, sest iga hääl loeb ja iga inimene loeb, sest te saate liituda Keskerakonnaga, te saate valida, te saate teha oma hääle kuuldavaks, et me saaksime üheskoos seista ühiselt meie kodumaa eest, et seista Eesti eest. Igastahes kohtume taas umbes nädala pärast juba Strasbourgist, Euroopa Parlamendis täiskogu istungitelt. Seniks ma soovin kõigile teile ilusat kevade saabumist, soojemaid ilmasid ja olge terved!